Tere jälle Tervisetunni kuulaja või vaataja. Ma olen täna kutsunud siia Elle, sellepärast et mulle mingi aeg tagasi jäi silma juhuslikus Spotify's Tervise Progress podcast ja eriti just 7. osa, mis rääkis kaalu langetamisest ja dieetidest ja minu silmis oli see üks kõige esimesemaid niisuguseid avalikku esinemisi selle kohta, kus inimene räägib niisugusest teadlikust toitumisest ja niisugusest terviseteemadest selle koha pealt, et kuidas see erinevad asjad on mõjutatud kaalu langetamist ja dieete ja see maheda häälega kuulamine, mis tema rääkis, oli hästi hea kuulata selle koha pealt, et on teadlikke inimesi veel siin Eestis. Ja mul on hea meel temaga vestelda täna, kuna siis ta ei ole lihtsalt mingi saate tegija, vaid ta on ka ise läbinud kalli koolituse mõistmaks seda, et kuidas see toit mõjutab meie keha ja samas kuidas see kogu süsteem on seotud meie selle tervisega ja meie vaimse tervisega, füüsilise tervisega. Et tere tulemast, Elle Tõnts. Tere, nii armas sissejuhatus. Pani kohe natuke puhastama. Jaa, no muidugi, sest minu jaoks kuulamine oli täiesti silmaavael, sest tänapäeval ikkagi, et kui inimene tahab siis kaalu langet, tahab muutust teha, siis tavaliselt ongi see, et hakka siis tervislikult toituma, hakka kalorid jälgima, mille kaloridefitsiit on see äkki hästi siuke pealiskaudne lähenemine meie tervisele, aga need ei too tulemusi teinekord. Ja see, kuidas sa räägid, et see oli siuke hästi lihtsalt keeles, kindlasti soovitan kuulata kõigile, et tõesti, et hakata vaatama teisest vaatevinklist seda inimese tervisele. Aga kuidas sa jõudsid üldse sinnani ja et sa oled hakanud seda saadet tegema, aga kogu selle kalli programmi läbimiseni? Kui pikalt ma rääkida võin sellest? Räägi, ma kuulan ja küsin. No tegelikult oli nii, et ma olen olnud tegelikult elupõline turundaja ja siis viimastel aastatel ma kui ma lõpetasin turundusega, ma tundsin, et ma tahan sellega lõpetada, aga ma ei teadnud täpselt, mis see siis on, mis ma tegema pean ja siis nagu ikka vaatad, sa tegelikult tead neid vastuseid, aga siis sa teed igasuguseid teste nagu isiksusteste ja mingisugused selliseid ja siis mis su väärtused on ja mis sind kütab ja kütkestab on ja siis ma kuidagi jõudsin selleni, et see on tervis millega ma tahan tegeleda, aga ma täpselt ei teadnud, mis see on. Ja kuna ma kuulasin selleks hetkeks juba hästi palju tervise podcast'e, lugesin igasuguseid raamatuid, siis mikrobiomi maailm tundus mulle hästi põnev ja siis üks asi viis teiseni, siis kuidagi ma jõudsin Elsa Viini ja Elsa viis siis tollane juht oli kohe nii, et sa oskad turundust, et mul on turundusabi vaja, et tule natukese osakoormusega siis tööle, et mul oli sellel hetkel väike laps ja siis veel beebi ka, et siis ma võtsingi hästi väikse koormusega ja siis Elsa viis oligi nii, et hakkas just selline programm nagu tervisekiirendi, kus siis inimene tuleb sisse, teeb mikrobiomi testi, vereanalüüsid, saab endale coach'i ja siis saab endale tervise või selle toitumisterapeudi. Siis 8 nädalat saab erinevaid koolitusi ja siis seal koos coach'i ja toitumisterapeudiga muudab oma elustiili, toitumist, kõike. Ja siis lõpus tehakse uuesti mikrobiomi test ja siis need vereanalüüsid ja vaadatakse, mis on muutunud. Ja siis ma jälgisin seda protsessi kõrvalt, turundajana. Ja siis oma ette ütlesin, et ma tahaks olla midagi vahepealset, ma tahaks olla selle coach'i ja siis see toitumisterapeudi vahepealne. Ja siis viskasin selle mõtte õhku ja siis umbes 3 päeva hiljem kuulasin podcast'i, kus oli üks naine, kellel on siis USA-s selline kool kus ta õpetab health coach'e välja. Ja siis ta räägib seal sellest, et toit on palju rohkem kui see, mis meie taldrikul on ja tegelikult meid toidavad suhted meie elus, kõik, kuidas meie lapsepõlvetraumad mõjutavad seda, kuidas me täna käitume ja üldse, milline meie tänane mingi keskkond, kui ärevil, kui stressis me oleme ja siis veel lisaks see, et miks me üldse sööme, mis meie kehas siis üldse juhtub ja kuidas me seda kõike oma keha keemiat siis muuta saame läbi selle, et me kuidas me toitume. Ja siis mul oli okei, et 3 päeva tagasi viskasin mõtte õhku, täna kuulan sellist mingit podcast'i, et ma lähen siis kuulan ja siis ma läksin sinna koha peale
sinna webinarile, kus ta siis rääkis sellest koolist lähemalt. Selle lõpus mul oli nii, et sisetunne karjus lihtsalt nagu ja siis ta ütles, et selle hind on 10 000 eurot, siis ma nii, okei. 10 000. Okei. Aga siis ma lõpetasin selle webinari ära ja siis ma kuidagi mõtlesin, et ma olen nagu terve elu tegelikult nagu oma sisetunnet kuulanud ja noh, tegelikult väga usun sellesse, et tulebki investeerida. Ja siis ma mõtlesingi seda, et ma olen suht kindel, et kui ma lihtsalt selle programmi läbin, siis ma ise olen oma tervisesse nagu nii palju panustanud, et siis on kas või minu enda personaalne nagu nii-öelda coaching'u programm või selline, kus ma lihtsalt teen kõik asjad enda peal läbi. Ja et kui see on see, mis ma siis 10 000 euro eest saan, siis noh, on ju, et siis on nii. Aga siis jah, ma lõpetasin selle ja nüüd ma siis päriselt viin seda ka teisteni, on ju. Et jah. Aga mul on küsimus kohe, võtta, sa mainisid alguses kohe, et sa lugesid ja kuulasid hästi palju podcast'e. Sinu nagu, kas sul oli nagu mingi probleem ka või sa lihtsalt kuidagi tundsid, et ma tahan rohkem teada või mõista, kuidas see nagu mindset'i shift nagu oli selle alguses? Ma olen sellele mõelnud, et kuidas see siis nagu läks, sest see ei käinud nagu päevapealt, ükski asi meil ei käi nagu päevapealt, et mul oli kuidagi nii, et ma avastasin enda jaoks Pilatese, siis ma vahepeal isegi mõtlesin, ma lähen Pilatese treeneriks õppima, sest ma lihtsalt kuidagi sain sealt nii suure nagu edukogemuse, lihtsalt mul olid megad seljavalud, on ju, ma ei saanud isegi mingi hetk püsti, mul käis kiirabi nagu kodus, et teha mingi süst mu selga, et ma saaks pissile minna, on ju. Mõtlesin, et see ei ole okei, on ju. Siis mul oli suhteliselt sarnasel ajal oli läbipõlemine, ma olin rase, peaaegu läbipõlemine ja ma siis mõtlesin, et normaalne, et nagu ma ei oska absoluutselt oma vaimse tervise eest hoolitseda, on ju. Ja siis ma kuidagi, ja siis mul oli peres hästi palju haigusi, igasugused vähid, kirpnäärme alatalitlus, südameprobleemid. Ja kuidagi endal hakkas ka mingi soolestik hakkas nagu kuidagi andma tundma, on ju, et mul oli mingi kogu aeg selline iiveldus, et jõin vett, hakkas iiveldama ja mingid sellised teemad. Ja siis kuidagi see kõik kuhjus ja siis ma mõtlesin, et see ei ole okei, et ma olen nagu mingi 30, on ju, 30 pluss natukene, on ju, et ma ei peaks ennast nii tundma, on ju, ja siis kuidagi ma avastasingi ühe hästi hea podcast'i kõigepealt, kus ma siis hakkasin kuulama tervise kohta ja siis ma avastasin, et ma nii õudselt fännan seda ja ma olen mingis flow seisundis, kui ma lihtsalt nagu õpin seda ja kuulan ja sa lihtsalt ahmid seda infot sisse ja siis selle pealt nagu kantav saad aru, on ju, et see on nagu sinu teema. Ja nii nagu kuidagi läks jah, et ega need kõik need Pilates ja need läbipõlemised ja kõik need ei toimunud ühel ajal, on ju, et asjad nendest toimusid ka siis, kui mul olid juba lapsed või laps käes, on ju. Aga kuidagi siis pärast nagu lapse sündi see switch nagu toimus nagu tugevamalt ära, et nagu milline ema ma tahan olla, kas ma tahan olla see, kellel on mingi selghaige, nagu mingi soolestik on korrast ära, on ju, kes ei oska oma vaimse tervise eest hoolitseda, et ma ei tahtnud seda. Ja samas kuidagi inimesed on kuidagi öelnud mulle kogu aeg, et ma oskan kuulata, ma oskan toetada ja siis kui tuligi siis see nagu see kooli nagu info minuni, on ju, siis ma kuidagi kohe tundsin ära, et see on mulle nagu. Et jah, ja nüüd ongi siis nii, et ma olen oma soolestikku korda saanud, on ju, tegelen oma vaimse tervisega endiselt, on ju, sest seda mingit müra tuleb ikka peale kogu aeg, on ju. Ja et seal on ikka päris palju peidus nagu ja alla surutud, on ju. Sinu puhul ma kohe nagu, mul läheb kõlama see, et ma ikkagi see algus, et sul on pigem nagu sa olid otsuse vastu võtnud, et mina ise kontrollin oma keha nagu, et tavaliselt inimesed võib-olla lähevad ka arsti juurde, midagi lahti, lähevad arsti juurde, et nagu palun tehke mind korda nüüd, aga sina võtsid selle otsuse vastu, et sa tahad ise siis teada, mõista, eks ju. Ja ma arvan, et tegelikult see on hästi suur võti ja millest me võib-olla täna ka nagu räägime, ongi see, et kui sa ise tead, kuidas su keha toimib, mida sa ise teha saad, siis see tegelikult sul on võimalik kõiki neid haigusi nagu ennetada, kõiki kindlasti ei ole, sest me ei saa kõike mõjutada, aga sul on võimalik hästi palju ise ära teha. Ja ongi meile kellelegi, miks coach'id võib-olla ongi selles mõttes nagu hea teenus, mida kasutada on sellepärast, et nad ei ütle sulle, mida sa tegema pead. Sa mõtled selle ikkagi ise välja, aga lihtsalt see ongi see, et need vastused on meie sees olemas, et me peame ise otsustama, sest siis päriselt ka see motivatsioon püsib, kui keegi ütleb sulle, et Timo, ma ei tea, nüüd sa pead nagu mingi jooksma iga päev 10 kilomeetrit because I say so, on ju, siis suure tõenäosusega võib-olla
nagu 2 nädalat jooksed ja siis sul on nii, et fuck it, on ju, ei jookse enam. Et noh, nii see käib, on ju, noh, ja siis ma ise nagu tundsingi, et nagu, kui ma saan aru, kuidas toimida, kuidas märgata asju, on ju, ja ise siis nagu teha otsuseid, siis äkki need asjad nagu jäävad ka püsima, on ju, et jah, tegelikult see igasuguse coaching või õigemini see psühholoogia on hästi oluline osa, täpselt see kuulamisoskus on ka minu nagu elus ka hästi tegelikult. Paned tähele, kui inimene oskab kuulata, ma oskan kuulata, ma tean seda nagu mingil määral. Et see on nagu hästi oluline osata kuulata nagu teist inimest, et mõtleme mitte kogu aeg oma asjadele, vaata. Et see nagu teebki nagu selle nõustamisel nagu õigemini. Need inimesed hakkavad sinu poole tikkuma, need, kes saavad aru, sa oskad kuulata. Et sellepärast tekibki niisugune, kuidas on, inimesed tahavad sinu käest küsida, kuna võib-olla sul on see oskus. Ma tahtsin midagi veel küsida selle koha pealt, et ma võin ise samamoodi enda koha peal, kui sa rääkisid ka, ma mõtlesin ka, just tuli meelde see asi, et ma küsisin ka ema käest, et kuule, miks mina nagu hakkasin nagu toitumist uurima, miks mul oli nagu see oluline osa. Ma jõudsin ka täiesti juhuslikult sinna tegelikult ja ma hakkasin algul 2018 harima nii-öelda vaimset tervist. Et umbes, et jäi mingid Impact Theories silma mul YouTube'is, kuulasin Simon Sinekit, erinevaid neid ja siis hakkasid kuidagi vaikselt nagu minema selle vaimse poole, arengu poole, spirituaalsuse poole, mida iganes, kuidas seda öeldakse. Ja siis ma kuidagi oktoobris jõudsin nagu Max Lugaver, üks toitumisspetsialist nagu ja siis nagu mulle jõudis kohale, ma tegin mingi muutused, issand juba minu vaimne seisund paranes tänu sellele, et mu toitumine muutus, mitte see, et minu nagu mingi mõttemuster võib-olla muutus, vaid ma nägin suuremat efekti oma nagu spirituaalsusel toitumisega. Et see oli minu jaoks nii vau-efekt ja üks põhjuseid ka võib-olla, kus ma nagu rohkem läksin sisse, mu õel olid ka mingid hullud probleemid. Hommikuti oksendas, ma lõpuks nagu saatsingi ta SYNLABi testile, kuna ma olen nii palju uurinud selleks ajaks, et palun kuule tehke gluteeni ja piima talumatuse test nagu laktoosi. Ja ma kinkisin talle, ta ise oleks raha selle eest maksnud, nagu, et mis asja, nagu ma ei maksa selle eest raha nagu. Ja siis tegi ja siis selgus ka, et tal oli laktooside talumatus nagu ja see nagu ema mainis seda tegelikult see õde nagu oli see, kes hakkas sind nagu mõjutama selle kohta, ma uuriks rohkem. Ma ise nagu seda ei taibanudki nagu. Et see on nagu oluline. Aga igatahes, et sa siis 10 000 eurose koolitusel läbisid, et mina käisin 2400 eurosel toitumise koolitusel ja mis sulle nagu silma jääb tegelikult, et sina nagu ei ole ka ametlikult, et sa öeldud, sa oled mingi toitumisnõustaja või toitumisterapeut, kuna siis on rahvusvaheline, see pole riiklikult, Eesti riiklikult siis kuidagi nagu reguleeritud, siis mis olukorda sa näed praegu nagu Eesti turu selles toidumaailmas, nagu selle spetsialistide maailmas? Et kuidas ma seda hindan? Kuidas sa nagu hindad või kuidas sa nagu näed seda, mis murekoht siin kõige suurem on, et mina nagu käisin õppimas, mis sina nagu selle koha pealt nagu praegu nagu silma jääb? No ma arvan, et lõppkokkuvõttes on ikkagi seda asi inimeses endas, kes selle läbib ja kuidas ta seda teadmist nagu rakendab. Et võib-olla nagu mitte isegi minna nagu konkreetselt nagu toitumisnõustajate või terapeutide kallale, ma ei ole seal koolis käinud, kus sina, et sa võid sellest rääkida pärast, on ju. Et aga üleüldiselt, mis ma nagu selles nagu valdkonnas näen, on see, et jah, seesama asi, mis sa nagu ka ütlesid ennem, et ühelt poolt võib olla seda pinnapealsust, eriti nagu sellised hästi populaarsed toitumisprogrammid, on ju. Isegi võib-olla mitte see, et kui ma lähen reaalselt mõne toitumisnõustaja juurde, kes on lihtsalt tegutseb oma ette, on hästi personaalne, aga just need, kes on nagu massidesse läinud, on ju. Et siis seal ma näen sellist ja ühelt poolt pinnapealset ja teiselt poolt ka seda, et jah, on grupp inimesi, kes suudavad iga päev kaaluda oma toitu ja jälgida neid toitumiskavasid, aga tegelikult see ei ole nii mustvalge, et see ei ole nagu see, et sa nüüd lähed, teed by the book ja siis see ongi see, mis püsima jääb, et ühelt poolt on seal nii palju psühholoogilist, et seesama asi, et kui sulle öeldakse, mis sa tegema pead, aga siis sul programm lõpeb ja siis sa oled nii, aga mis ma nüüd teen? Ja siis teine on see, et sulle öeldakse, et ma ei tea, söö näiteks, ma ei tea, 1000, ma ei tea, mis nad ütlevad sulle, 1700 kalorit on ju. Esiteks need kalorid ei ole absoluutselt nagu, kalorid, ma ei tea, seda võib sealt kuulata minu podcast'is, ma räntisin päris kaua seda, et neid kaloreid ei tasuks nagu lugeda ja neid jälgida. Aga ja siis tegelikult, mis sa tekitad inimesed
on see, et tal võib-olla on üldse toitainepuudus lõpuks on ju, ta sööb veel rohkem, sellepärast et ta keha on defitsiidis on ju, keha lihtsalt hakkabki nõudma süsivesikuid rohkem on ju, ja siis inimene nagu haarab saiakese järgi või koogi järgi ja siis pärast süüdistab veel ennast, siis see stress, mis sellest süüdistamisest tekib, veel rohkem nagu surub seda inimest maha tegelikult on ju, ja siis see toit ongi lõpuks niimoodi, et ma ei tea, mida süüa, see tekitab stressi, mul on mingid patupäevad, mingi toit on patt ja nagu ja kuidagi kui ma olen tervislik toitu ja siis ma pean ainult lehte sööma on ju, ja noh, kõik sellised asjad tekivadki sellest, et need programmid on sellised liiga pinnapealsed, nad ei õpeta tegelikult nagu väga mis see toidumaailm seal taga on või miks ma pean üldse niimoodi sööma. Et on küll mõned toitumisprogrammid, mis seda teevad, et see Elis toitumisnõustaja pluss õpetab tegelikult inimestele nagu on ju, kuidas toituda on ju. Et aga noh, seal on nagu ikka kõikide nende suurte programmidega on see, et nad on siis ikkagist üldised. Noh, piiratud sisuga, noh, et see ei saa minna, kuna siis noh, tähtis on ka see, kas inimene loeb midagi edasi või arjendab, vaata, et mina nagu näengi selle koha pealt täpselt, mina käisin seal õppimas ja miks ma läksin sinna üldse õppima 2019. Eestis on 2 kooli, kus on võimalik see ametlikult Eestis õppida toitumisnõustajaks, toitumisterapeutiks. Ja ma läksin ühte sellest siis õppima tänu sellele, et ma nägin lihtsalt ühte kõige tuntumat spetsialisti meile Eestis ja kes siis nii-öelda rääkis jäätisest kui sihukesest toidust, et sa võid iga kell süüa probleemi, peaasi, et kalorid on jälle paigas nagu. Et siis mul käis mingi kliks ära nagu, et ma pean mingi paber ära tegema, et siis nagu ma saan ka nagu sõna võtta mõne koha pealt, kuna muidu mul ei ole, noh, ma olen kuigi jah, sporditeaduste magistri lõpetanud ja mul on nagu see paber on, ülikooli paber on nagu päris tugev sihuke, et mille taustal ma saan ka nagu võib-olla ennast nagu näidata rohkem, aga ma läksin õppima sinna, siis ma nägin kohe selle aasta jooksul seda olukorda, kus tegelikult selle aasta koolituse jooksul sa ei saa aru toitumisest selle koha pealt, et seal õpetatakse biokeemiat, seal õpetatakse tervislikku toitumist, aga seda omavahelist seost nende koolitustes esimese aastal ei tule välja. Me õpime nii-öelda siis see ongi see kaloraaž, taldrikureegel, on seal psühholoogiat mõnes kohas, et erinevad siuksed head, aga seda nagu seost, seda ei ole. Ja just praegusel hetkel, kui meil on toidumaailm läinud selliseks, et meil on seda tervislikku toitumist eksisteerib, kui me olime noored, kui sa kujutad ette, ma olen 36 saan, et kui ma olin mingi 16 aastat, meil ei ole mitte midagi saada, me saime tervislikult toituda, meil oli kõik päris toit, tuli kuskil põllu pealt või aiamaalt, aga nüüd on see igasugune tehtud toite, nagu me peame nagu aru saama, et me peamegi õppima teadlikult toituma, aga need programmide suhtes me ei saa seda teha lihtsalt, need ei õpeta, sest iga turundus sa oled õppinud täpselt, see sõnade keerutamine see paki peal võib olla nagu jumala hea, et valgurikas ja siis näed, et nagu suhkrut on rohkem isegi, aga valgurikas, et ta peaks nagu tervislik olema, et ma näen sedagi suurem murekoht, et need koolitusi tegelikult võiks hakata just toitumisterapeudiga peale üldse. Toitumisterapeut juba hakkab seda seost omavahel leidma nagu. Ja praegu on probleem epideemia rasvumisega, et me peame mõistma, kas see toit, mida sa sööd, kas see mõjutab kuidagi efekt, tema efekt on suurem rasva kogumisele või väiksem. Et sellised nagu... Jah, eks ta nii ole jah, et issand, ma tahtsin nüüd miskit öelda su jutu peale, et okei, see vist läks. Aga edasi nüüd täna ka inimesed kuulevad, et kui inimene tahab muutuda, nagu, mis esimesed soovitused on, et keegi minu jaoks küsis ka, et kuule, kas see koolitus on, ja ma olen öelnud, et võta mingi raamatud ette, loe läbi, sa oled rohkem teadlikum kui võib-olla koolidest saad, sest need koolide õpetused on aegunud, need on reguleeritud, see tähendab seda, et kui sa lähed sinna kooli, see on võib-olla 5 aastat tagasi pandud asi kokku, aga teadus arenenud palju ja uued raamatud näiteks on juba kõige paremad nagu allikad tegelikult. Ja mis on sinu soovitused näiteks raamatute puhul, mis võiks inimene lugeda?
Jah, no mu esimene soovitus olekski hakata lihtsalt jälgima erinevaid podcast'e, erinevaid, ma ei tea, Instagrami kontosid on ju inimestel, kes reaalselt on seda asja uurinud ja õppinud on ju, et minna vaikselt sinna maailma sisse. Ja raamatutega on ka see, et kuskil 3-4 raamatut, ma arvan, sa loed ära siis, kui on nagu head raamatud, sest see heade raamatute väljasõelumise kunst on ka nagu omaette kunst on ju. Et sihuke 3-4 raamatut loed ära, siis tegelikult oled juba enam-vähem saad selle nagu õige pildi nagu kätte. Et kui sa oled sealt juba lugenud nagu neid on ju, mingi pilt on tekkinud, siis lihtsalt ma arvan, tulebki hakata enda peal testima, enda peal katsetama, sest kui sul nagu neid põhitõdesid jälgid, siis niikuinii sul see suur võit on juba käes. Et ma ise vähemalt arvan nii ja kõigile muidugi nagu see võit ei tule, et need, kes on seal, ma ei tea, 35+, et siis juba hormonaalsed muutused hakkavad kehas nii tugevalt, see eelmenopaus hakkab tekkima on ju naistel, et siis on juba raskem nagu põhitõdedega ainult nagu saada siis see keha kaalu tulemus võib-olla, mis sa tahad saada või kui sul on kilpnäärme alatalitlusele kalduvust, mis on ka väga palju naiste teema, siis on jälle natuke teine, aga üldiselt need põhitõed, mis sa siis nendest headest raamatutest saad, kus sa neid juba vaikselt nagu jälgid, et siis sa saad kindlasti juba väga palju, et mis need raamatud on, mis nagu siis soovitada, et ühelt poolt kindlasti see, mis on nüüd siin Eestis ka hästi tugevalt laineid löönud, see glükoosirevolutsioon on ju, et no sellega on täpselt samamoodi, et sa õpid sealt seda veresuhkru tasakaalustamise poolt. Ja sellest me võime hiljem ka rääkida, aga siis ongi täpselt see, et kui sa loed natukene siis teist ja kolmandat ja neljandat raamatut ka, siis sa saad aru, et okei, et ei ole ainult veresuhkur on ju, et siis on, aga mis need valgud ja mis need rasvad tegelikult nagu kehale teevad ja millal on neid süüa ja nii, et ongi, sul on näiteks glükoosirevolutsioon selle veresuhkru jaoks, siis on selline raamat, mis minu arust Eestis ei ole olemas, aga on Fiber Fueled, ehk siis see räägib sellest mikrobiomi teemast, kui sa seda raamatut ei taha lugeda, siis erinevaid podcast'e. Sinul oli on ju mikrobiomi üks podcast Ferla asutajaga on ja minul on mikrobiomi teemalist on ju, et tegelikult neid eestikeelset sellist nagu materjali on juba ka tekkinud sellega seoses, et miks üldse kiudainet süüa ja kuidas ja nii edasi. Siis mis meil seal veel oli? Mark Heimani, kas sellele on vist eestikeelne raamat ka olemas? Mida kuradit me sööme, jah? Ja. Sööma, selle ma olen ka soovitanud täpselt, mul on ka nagu soovitustes toit nii-öelda. Ja siis Sean Stevenson on mingi minu hästi suur selline nagu role model on nagu see Eat Smarter, see oli ka minu jaoks, siin nagu oli hea analoogid nagu hormoonide kohta analoogid, mida ma kasutan koolitustel näiteks une teemal, ma olen sisse toonud, et see superkangelased asjad, et siit mul nagu tekkis, metafoorid. Tal oli see ka minu arust see, et kuidas keha kasutab nagu energiat on ja seal oli see mingisugune, et üks on uksehoidja ja noh, ühesõnaga seal on hästi mina nagu olen kasutanud koolitus, see nagu Eat Smart oli esimene siuksed ka, et jumala hästi nagu kirjutatud, hästi nagu selgitatud neid hormoone, et on ka täpselt. On sul veel lisada midagi, ma paneks enda poolt ka. Naistele näiteks Alisa Vitti, kas Woman Code või In the Flow, sest naiste puhul on täpselt see, et kui sa tunned, et sul on näiteks tsüklihäired on ju, või nagu hästi tugevad seal mingi mingi tsükli, mingid need sümptomid on ju, siis nagu see on see, kus ta ei räägi ainult toidust, ta räägib jälle elustiilist ja kõigest, aga toit on tal ka hästi ilusti nagu ära selgitatud, miks mingis tsüklifaasis midagi nagu süüa. Et ma arvan, et nende raamatutega sa oled juba nagu, no ma ei tea. Jah, täpselt. Keegi küsis, et kas ma lähen seda 2400 eurost koolitust, ma ütlesin, loe 5 raamatut, sul investeerid 100 eurot võib-olla, sa oled targem, et nagu aga mõni nagu tahab õppida või rohkem, et see on arusaadav, aga lihtsalt jah. Mul tuli meelde, mis ma tahtsin ennem öelda, et kahjuks on jah kuidagi nii, et sul peab olema mingi kraad selle jaoks, et sa saaksid nagu üldse midagi või et sul oleks mingisugune õigus teha oma suu lahti ja rääkida, on ju. Et ma arvan, et väga paljud võib-olla lähevadki seda koolitust tegema selle jaoks, et neil oleks reaalselt mingi kraad, et seal on eriti kindlasti ka see, et nii-öelda uskumused igast dieetide puhul, et näiteks on karnivoorid, on ketodieedid, on fastingud, et nad kõik usuvad seda ainult, see on õige, vaata, mina ka nagu üritan nagu kohandada neid erinevaid dieete küll, aga kohandada päevastiili.
et kui me öeldakse, et no geto ei tööta, nagu sa võid seda getot ühe korra ka kasutada päeva jooksul nagu, et ei pea nagu, sa võid seda paastumist ka, ma ei tea, nädalas kaks korda või mida iganes, et hullult minnakse nagu kinni sellest dieedist ja nüüd ma olen all in nagu ja hakkan nagu seda tegema näiteks, see on nagu see kõige suurem miinus ka. Aga enda poolt mina nagu olin hormoonide valss oli ka samamoodi, et sa mõistaks nagu, et see oli hästi kirjutatud, seda enam ei ole müügi muidugi, noh. Aga ma olen ostnud ära soodushinnaga 8 eurot oli pikalt, ma kogu aeg inimestele ka panin stories, et ostke nagu see, et saate nagu aru nagu, kuidas hormoonid töötavad, siis kindlasti see Why We Get Sick, et Ben Bikman, number 1 teadlane, kes uurib ühte hormooni, insuliini ainult ja selgitab siis, mis see seosed on, et õigemini meil on võimalik võtta inimene, kes jagab ühe asja kohta nii olulist infot kõige rohkem üldse, ta on nagu all in sellesse, õpid ära, saad teada, okei, õpid edasi jälle mingit asja, no jälle see on üks pusletükk nii-öelda. Ja siis kindlasti Max Lugaver on minu jaoks, kes nagu mind aitaski, ma arvan, on selle alguses sattus üle lambist mingi YouTube'i video peale, tegi muutused, see niimoodi, et vapsi nagu hoopis teine inimene. Ja kindlasti on mikrobioom, oli eestikeelse raamatud ka võlusoolestik seda müügil, aga see on siuke Harvardi teadlane, kes on ka siis see Food Mood Connection, kuidas tujude ja mikrobioom on seotud. Et oleks ka jah, siuksed soovitused inimestele, et ei pea kalleid koolitusi läbima. Mingi uus raamat oli ka Gut Feelings, ma ei ole seda ise veel lugenud, aga täpselt samamoodi üks Will Cole, kes on ka arst, räägib ka sellest sarnasest teemast, nagu sul see viimane raamat oli, et kuidas siis nagu meie kõhu mikrobioom tegelikult ja meie mõtted ja käitumine, vaimne tervis omavahel on seotud ja kuidas sa saad siis ise seal natuke häkkida, et siis seal temal on nagu, ma olen tema nagu podcast'e ja kuulnud ja mulle selles mõttes nagu hästi meeldib täpselt see, et ta ütlebki, et see ongi iga inimesele erinev, et osadel piisab sellest, et sa hakkad nagu toitumisega tegelema ja siis vaimne tervis nagu paraneb, nagu sa ise ennem ütlesid, on ju, et sinul oli niipidi ja teistel näiteks toimib see, et sa hakkad kõigepealt oma vaimse tervisega töötama, siis lähed toitumise peale üle, sest seal on reaalselt nagu kapatsiteeti üldse mõelda nagu toidu peale, sest väga tihti võib-olla see, et sa tegelikult oled juba nii sügaval augus, et sa ei oskagi sealt nagu mingi toitumise peale ka veel mõelda nagu kõige muu mingi möllu juures on ju, tundub lihtsalt nii hardcore, et siis sa nagu hakkad hoopis teisest kohast pihta on ju ja siis toetad nagu läbi selle oma mikrobiomi ja siis hakkad toituma ja siis veel rohkem nagu parandada on ju seda oma sisemist keskkonda. Kuuldes sind ka üldse, ma nagu, miks sinu isiksus mulle meeldib, nagu tegelikult sa oledki algusest peale sa loed, vaata. Minul on see hästi suur argument, kui inimene loeb, see tähendab seda, sa tahad arendada edasi, et kui sa läbid mingi ühe koolituse ära, sa hakkad selle järgi talitlema, see näitab, et sa oled nagu jälle nagu see fix nagu nii-öelda, et see on nagu kõige õigem, et järelikult nii peab. Aga turunduse koha pealt ka nagu, et miks ma siin istun üldse raamatut taga. Mul kunagi, kui ma näin Sven Nuumi silma, kui ta reklaamis oma Facebooki neid ja siis mul muidu mõtlesin, mis asi, mingi leenuke vend kuskil räägib midagi. Ja siis ühes videos ta oli niimoodi, ta oli suur raamaturiiul taga. Siis on minu jaoks müüdud. Põmm. See näitab, et inimene arendab ennast läbi teiste inimeste. Iga inimene, see on iga inimese koolitus põhimõtteliselt. Iga inimese uskumus on siin raamatutes. Aga sa ei jää kinni ühest uskumusesse. Ja ma arvan, et sinu juures ka aidanud ja miks see koolitus võib-olla, et saad aru, et täpselt see on nagu siuke tervik on see asi. Ja palju sul raamatud on? Et mina muidugi loen hästi palju, aga kuidas sulle, kas sul on ka mingi, palju sul on, et sa võiks ka selles, et mind huvitaks kohe, aga vaata mind. No on ja mul on praegu see põhimõte, et ma ei osta juurde, kui ma ei ole eelmist ära lugenud. Nii et see list raamatutest, mida ma tahan nagu osta, see on nagu hästi suur, aga mul ongi täpselt see, et ma ostan siis, kui ma olen eelmise läbi lugenud, sest mul oli mingi hetk nii, et ma olin nii vaimustuses kõikidest raamatutest ja siis ma nagu ostsin on ju, ja siis ma lihtsalt kuhjusid need ja siis ma ei jõudnud lugeda, sest niisama selle raamaturiiulil pole nagu väga pointi on ju. Aga nüüd mind motiveerib see, et ma tahan seda raamatut nagu osta, aga ma ei saa seda ennem osta, kui ma ei ole nagu oma vanad raamatut ära lugenud. Ja nüüd see on kusjuures tõstnud veel rohkem seda lugemistempot, et ma ikkagi nagu mingi nii palju, kui mul nagu laste ja kõige muu kõrvalt on võimalik nagu näpistada, siis nagu ongi, ma kogu aeg üritan näpistada, et siis ma eile just sain endale uue raamatu välja. Aga kogunenud ikkagi päris palju siis raamatud? Ja ikka on kogunenud ja. Et rohkem kui siin nagu isegi või?
Neid valdkonnaraamatuid ma arvan, et ei ole rohkem, et mul on ka see, et ma hästi palju laenutan raamatukogust, Mul on siis ka isegi, jah. sirvin läbi ja kui mulle ei meeldi, siis ma ei Jah. osta, aga kui mulle meeldib, siis ma ostan, sest mulle meeldib alla kriipsutada. Mulle Ja, sama. ja siis jah, et siis, sest ma jumala tihti on näiteks nii, et ma olen seda Mark Heimani raamatut lugenud 2 korda, Eat Smarterit ma olen lugenud 3 korda, et saan vahepeal ise targemaks, lähen tagasi, siis avastad sellest raamatust mingeid uusi asju, mida sa võib-olla esimese korraga ei osanud nagu märgata, on ju. Et jah, mul on see Sa oled jõudnud ka sellesse, kus ma ka, et ma nagu loen häid raamatuid uuesti, et ma nüüd olen vähem ostma hakanud, ma võtan raamatukogust tegelikult, lehitsen läbi, aga lihtsalt ongi, ma olen mõnda raamatut, toidu koha pealt ma ei olegi lugenud mitu korda isegi, kui toitumine nagu minu jaoks nagu ei ole nii aktuaalne enam, pigem on siuksed psühholoogia, filosoofia, teinekord mingi raskemad hetked võtad nagu Ego on vaenlane näiteks mingi 3 korda lugenud mingit raamatut, et hakkad hindama, ongi, et kuskil ma lugesin ka, et kui sa rohkem hakkad raamatut oled lugenud, siis hakkad tegelikult nagu analüüsima, mis asi see on hea ja siis vastavalt eluetapile ma nagu võtan selle raamatu. Ma vahetan neid valdkondi vastavad elu seisule, nagu mis on praegusel hetkel. Aga mul ongi, ma arvan, jah, minu jaoks ongi valdkonnaraamatud või vaimse tervise raamatud selles mõttes, et kõik mingid traumad, asjad, et jah. Kuule, aga nüüd siis liigume edasi nüüd natuke jälle nagu praktilisse mõtte, et kui inimene tahab siis nii-öelda muutust teha oma elus, talle peeglis ei meeldi see pilt, siis mis need esimesed sammud oleks, mida sina nagu soovitaks, mida sa näeksid, kuidas lihtne oleks seda siis tuua nagu oma ellu? Noh, tavaliselt kõige esimene asi, mida ma nagu klientide puhul vaatan, on see, et kui palju tal on jäänud viimase toidukorra ja esimese toidukorra vahele aega, et ja kui seal on ikkagist 8 tundi või 10 tundi, siis see on nagu esimene asi, mis ma nagu soovitan teha, et see paus oleks pikem, et oleks kuskil 12 kuni 14 tundi. Lihtsalt selle jaoks, et keha ei peaks öösel tegelema, seedimisega, on ju, et mis toetaks su und, on ju, omakorda, kasvuhormooni eritust, mis on hästi oluline hormoon ka rasvapõletuse mõttes, on ju, et ta ei peaks tegelema sellega, et kehast see suhkur välja saada, mida on nagu õhtul söödud, on ju, võib-olla, et lihtsalt, et see keha saaks nagu paremini taastuda. Ja mida ma siis tavaliselt soovitan, ongi see, et justkui mõelda seda pausi, see viimase söögi ja esimese söögi vahepeal oleks võib-olla see siis, et see viimane söök lõpetada siis nagu pigem nagu varem kui hiljem, et ma tavaliselt ei soovita seda hommikusööki edasi lükata, vaid just tuua see õhtusöök ja viimane selline snäkk varasemaks, et see on nagu see tuleneb sellest ööpäeva rütmi järgi toitumisest, on ju. Kronotoitumine võiks Eesti kronotoitumine. Et see on nagu jälle siuke huvitav, mida Eestis nagu ei eksisteeri siukest asja, vaata, et ega et me oleme nii väike konnatiik ja tegelikult me ei saagi siit infot Eestis võtta, sellepärast et me 1,5 miljonit elanikku versus võib-olla mingi Kanada 18 miljonit, et seal tehti näiteks revolutsiooni sellest riiklikus toitumises, nii-öelda see püramiidi, et seal muudeti päris suur muutus tehti. Aga siis see põhimõtteliselt mõni mõtleb, et kas see on nagu siis fasting või õigemini, et tuleb see intermittent fasting, mis nii-öelda on, et see kronotoitumine, aga see fasting on sellest trendikas sõna, kuna siis on jälle siuke district nii-öelda järjepidav, mis nende vahe nii-öelda siis on selle koha pealt? No fasting on üldiselt ikkagist pikem, et on seal 16 kuni 24 tundi või osadel veel pikemalt, on ju, et see on see, kus sa siis lähed juba, su kehas toimuvad hoopis teised protsessid, on ju, et selle nagu siis time restricted on see, millest meie räägime, et see mingi ajaperioodi jooksul nagu ei söö, on selle jaoks, et keha saaks puhata, et keha saaks tegeleda, toota neid hormoone, keskenduda nende hormoonide tootmisele, mis on vaja sellel hetkel, on ju, et keha saaks sügavalt magada, sellepärast et uni on nagu maailma kõige olulisem asi, ütleme nii, on ju, kui üldse saab nii öelda. Et see on nagu selline keha taastuse hetk, et see minu jaoks on see intermittent fasting ja kõik see on siis nagu
nagu next level selline nagu, et kui sa tahad nagu seal ikkagist juba nagu uuendada oma rakke ja nagu sa tead, et see on turvaline su jaoks, sest naiste jaoks näiteks ei ole see väga turvaline nagu eriti teatud tsüklifaasides on need riskid palju nagu suuremad. Et aga noh, meestel on see natukene nagu lihtsam, menopausis naistel on see natuke lihtsam, et sa nagu ei riski nii palju, kui sa seal võib-olla 17 tundi ei söö vahepeal on ju. Et jah, minu jaoks on nagu see vahe, et üks on selline nagu luba kehal olla ja teha neid asju, mida keha peab tegema ja teine on siis see, et vii nagu järgmisele tasemele asi on ju ja lase siis kehal siis uuendada on ju ja uueneda ja kuidagi oma süsteeme siis muuta. Et kuidas sina seda näed? Ja selles mõttes see on täpselt see, mida mina nagu ka ütleme, et toetan, kui ma olen siin nõustanud õigemini see fasting on see ekstreemne lähenemine kohe, et päevapealt davai, fasting, superiteet ju kõik ju Harvardi kõik nagu toetavad seda, et hakkame nüüd tegema, vaata see on see kõige hullem viga, et me läheme nii ekstreemselt peale ja see time restricted eating ehk see hoia seda vahet, see on nagu see esimene samm tegelikult, kus vaja muuta nagu ja mina enda pealt seda nägin, kus ma lükkasin hommikusööki hiljemaks, see tähendab seda, et see andis mulle suurema ajaakna õhtu ja hommikusöögi vahel, et mina nagu praegu ka üritan hoida 12 kuni ma ei tea, 14 tundi kuskil niimoodi nagu, et see on nagu see kõige olulisem osa tegelikult, et me keha ehitab ennast, taastame ennast siis, kui ta ei söö just. Taastume, sellepärast uni nagu on, me ei söö, vaata, siis me saame taastada. Et see on nagu see, mida nagu kust alustada tegelikult ka, ma olen täiesti nõus nagu. Et mul on hea meel, et sa samamoodi seda fastingust ei räägi nagu selle koha pealt, kuna meil on, et ta töötab muidugi, aga see on jälle see nii halb lähenemine, kiire lähenemine, paastulaagrid 5 päeva lihtsalt paastumine ja nüüd sa tuled ära, nüüd sa oled tavaliselt elurütmis, oota, mis ma nüüd edasi teen, kuidas siis ma nüüd sööma peaks, et jälle nagu järjekordne mingi challenge või mingi mingit nagu tehakse nii igasuguseid summer challenge'eid ja asju, et samamoodi need laagrid, et need on nagu sellised tööriistad su kastis, vaata, selles mõttes, et mida sa saad, kui sa tead, mis need on, mis nende kasud on, sa oled juba jõudnud võib-olla sinna maale, et sa tegelikult nagu see vundament on paigas, mis on nagu kõige olulisem, ma arvan, nagu, et sa teadki täpselt nagu, kuidas muidu kõik asjad nagu toimivad, on ju, kuidas ma muidu söön, kuidas ma magama pean, kõik nagu see vundament on paigas liikumise osas ja siis sa hakkad nagu viima asju järgmisele tasemele. Aga millal on mul võimalik näiteks veel paremini nagu oma keha toetada, et millal on see hetk, kus ma võib-olla võiksin paastuda, mis on võib-olla ebatervislik paast nagu, mis on selline, mis on okei, et mul pärast ei ole mingi miljon issue on ju ja ma ei tee nagu veel rohkem nagu halba oma kehale. Et see on jah selline nagu fine line'i leidmine, et aga ma arvan, et see tuleb siis, kui sa ikkagi oled võib-olla mõned raamatud juba nagu ära lugenud ja oled nagu enda jaoks need asju natukene selgemaks teinud, siis sa oskad ka rohkem vahet teha, et mis on siis nagu see hardcore dieet, lähen mingi pime silmi sinna on ju, versus see, et aga ma võtan sealt selle ühe asja, sest see on päris lahe nagu, et 2 päeva näiteks kuus nagu ma teen nagu mingi 18 tundi nagu pausi, et nagu natukene toetada näiteks rakkude uuenemist või et siis sa oskad võib-olla teha ja neid valikuid rohkem. Ja kindlasti see, et see soovitus, mis mina nagu näen, et kui me hakkame kellaga mängima, siis see, et su keha hakkab niimoodi mõtlema ka, et okei, tuleb peale pikalt sööki, et me nagu harjutame ainevahetust niimoodi töötame ja siis põletame. See tähendab, meil tekib nüüd see metaboolne paindlikkus, vaata, mida mina nagu räägin, metabolic flexibility, ehk siis organism harjub ära rasvapõletuse peale ja nüüd meil hakkab see nälg vähenema ja nüüd me saame lõpuks seda paastumist teha, me võime rahulikult jätta hommikusöögi vahele, meil ei teki nälga, sest nälg on tegelikult see märk, et miski nagu off, et me oleme ikkagi selles esimese energia põletamise mehhanismis, me ei suuda teise peale lülitada ümber nagu switchi nagu lihtsalt. See sama see soovitus, mis see sinul ka nagu on ja mis mina nagu olen jõudnud, et see nagu aitab seda teha tegelikult. Et mina olin nagu selgelt hästi hängri inimene nagu, et ma ikkagist olin hästi ärritunud, kui ma see hängri tuleb siit, see Stevenson ütles seda, eks ju?
ma ei tea isegi, kus ma seda kuulsin. Ta ütles see nagu vaata angry ja hungry kokku pandud, vaata. jah, et oligi nagu mu keha oli harjunud ainult suhkrut energiaks kasutama ja kui seda suhkrut ei olnud, mul oli veresuhkur juba nii madal, siis ma olin nii ärritunud lihtsalt. ja siis mul oli vaja süüa, sest see oligi täpselt see, et ma ei saanud kuskile minna, sest mul pidid kogu aeg mingid snäkid olema kuskil kotis on ju. ja nüüd on nagu see, et nagu mingi täitsa okei on nagu, et muidugi nagu mulle ei meeldi jätta päeva jooksul liiga pikki pause on ju, sest noh, lõpuks ma nagu ikkagist tekivad siis nagu suuremad isud ja nii, et aga see ei ole mu jaoks enam selline nagu elu ja surma küsimus, mis mingitel hetkedel nagu tundus kind of on ju, sest ma olin lihtsalt nii ebameeldiv inimene, kui ma ei olnud söönud on ju. et ja, aga nagu võib-olla selle ööpäeva rütmi juurde ka korra tagasi tulles, ja mis ma tahtsin enne veel öelda, et meie keha tegelikult ei ole nagu loodudki üldse öösel ju seedima ja nagu seedimine ei ole mõeldud üldse öösel toimima. Tegelikult on ju täitsa see ööpäevarütm, ma võib-olla räägin sellest ööpäevarütmist ka natuke või? Räägi. Ei ole nagu kuulnud või? Et meil on keha, sisemine selline kehakell, mis siis põhimõtteliselt võtab infot päikesevalgusest, aastaaegadest, kuuseisust, ühesõnaga välisest keskkonnast on ju. Ja siis sellel põhinevalt siis hakkab nagu toimetama, et millal siis hormoone eritada ja millal olla nagu unine ja millal olla ärkvel ja nii edasi on ju. Et põhimõtteliselt see kehakell reguleerib rohkem kui 100 erinevat nagu organismis toimuvat siis ööpäevarütmi on ju. Et meil on näiteks soolestikutsüklil oma mingi kell on ju, mis reguleerib näljatunnet on ju ja seedimist. Ajul on oma tsükkel, millal sa võiksid olla järgsam, millal sul võiks olla meeleolu parem on ju. Et kuni raku tasandini põhimõtteliselt on kõik see kella pealt peaks käima, sest noh, kunagi kui me koopas elasime, siis noh, niimoodi see kõik meie organismi välja arenes on ju, et selline võttis väljast info ja siis toimetas selle pealt on ju. Ja siis see kronoloogia, mida sa siis ka ennem nagu mainisid on ju, et siis see uuribki neid tsükleid, et kuidas siis nagu elada nende ööpäevarütmidega kooskõlas nii, et sina nagu oma käitumisega toetad oma keha ja siis keha toetab vastu nagu sinu siis nagu käitumist on ju. Ja toitumise osas ma arvan, et see on iseenesest veel täitsa lapse kingades nagu see kronobioloogia või selline nagu teadusharu, et aga noh, üht-teist me juba nagu teame, et näiteks me teame, et 12:30 umbes õhtul surub tegelikult keha seedeprotsessid alla. Ehk siis tegelikult, kui sa seal sööd nagu kell 11, siis no keha ei ole tegelikult absoluutselt valmis seedimiseks, sest noh, kõik need kehakell juba on kõik asjad niimoodi ära seadnud on ju, et seal ei saa enam nagu väga midagi nagu toimida on ju. Ja me teame näiteks seda, et kui me siis öösel piirame või õhtul piirame oma sellist söömist on ju, siis me toetame sellega seda, et meil näljahormoonid ei läheks lappesse, et meie insuliin töötaks normaalsemalt on ju, et noh, üht-teist me nagu ikkagist oleme nagu teada saanud selle kronobioloogiga, aga noh, mis siis juhtub, kui me võib-olla selle õhtuti nagu snäkime või sööme, ongi see, et kõik need sisemised ööpäevarütmid, mis siis erinevatel organitel on, need kõik aeglustavad ja nad ei saa nagu töötada enam korralikult ja siis noh, lõpuks ongi see, et sa tõused üles, sa oled hullult väsinud on ju, keha ei ole saanud taastuda, siis kuna sa ei ole hästi maganud, siis sul on järgmine päev igasugused isud on ju, sest kehal on tunne, et tal on rämedalt energiapuudus on ju. Ja siis hakkab see nõiaring nagu see, et sul on sealt nii raske nagu välja astuda. Et selles mõttes nagu jah, selle teooria kohaselt on nagu hästi mõistlik võib-olla seda õhtust söömist ja nihutada võimalikult varasemaks, et kui seal nagu see põhiseede protsess toimub kuskil 3-4 tunni jooksul on ja siis lähed näiteks kell 10 magama, et siis võib-olla ongi seal kell 7 mõistlik võib-olla see õhtusöök nagu ära süüa ja siis lõpetada nagu see söömise osa ära on ju. Jah, selle kronotoitlusega, meil on geenid, vaata ongi selles mõttes, kui sa sööd, siis sul teatud geenid lülituvad ja kui sa ei söö, vaata, et see on nagu krono selle samamoodi, kui sa sööd liiga hilja, siis teatud geenid ei lülitu võib-olla. Sihukest oli ka. Ja samamoodi, kui me räägime, läheme selle programmide juurde, kaloriprogrammide juurde, siis
eks ju, 500 kalorit hommikul süües versus 500 kalorit õhtul, see on hoopis teine efekt, eks ju. jah, ja pluss veel, mis seal kalorite sees on ju, et ma võin ju süüa hommikul 500 kalorit täis suhkurt on ju versus 500 kalorit valku ja rasva on ju, noh, seal on ka juba nii suur erinevus on ju, et noh, lihtsalt ma nagu noh, me kindlasti jõuame ka selleni, aga mm, noh, ma ikkagist päris palju näen nagu toitumisprogrammides, et hommikusöögid on magusad ikkagist ja noh, et ongi, kalorid on ju kõik paigas, et siis on ju hästi, on ju, aga et noh, et tegelikult ei ole ja samamoodi selle õhtusega ka, et kui sa ikkagist väga palju seal õhtul sööd seda suhkurt, siis täpselt samamoodi insuliinil on ka oma ööpäevarütm, et insuliin suudab paremini siis viia seda glükoosi rakkudesse ja siis seda kütust kasutada just päeval, et öösel ta seda ei suuda teha, et siis ongi see, et kehal on mingi hull võitlus seal öösel nagu ikkagist, et kuidas see insuliin nagu selle glükoosiga seal nagu hakkama saada, et ja siis ja uuringud on ka näitanud, et seda keharasva siis täpselt samamoodi on nendel inimestel rohkem, kes seal võib-olla väga sellist suhkrurikast toitu õhtul söövad, sest insuliin ei saa nagu rakkudesse seda energiat viia. Ja siis insuliin on selline tore nagu tädi, vaata, ma kutsun seda niisuguseks toredaks tädiks, kellel on alati nii, et kui tulevad külalised, siis nii, tule sisse, igaks juhuks tule sisse, et äkki mul varsti ei tule enam keegi külla, vaata, siis ta nagu lihtsalt paneb kõik selle rasva nagu siis ilusti nagu selle glükoosi paneb ilusti rasvarakkudesse, on ju, ja siis noh, ongi, pärast oled sellega nagu hädas. Aga siin me võime minna siis selle veresuhkru peale, aga ütleme, et noh, ma olen kuulnud siin, et hommikul võid kõike süüa, midagi ei ladestu rasvaks. Et on see, et ütleme, et insuliin on hommikul kõige tundlikum, eks ta võib hästi kiirelt, aga nüüd on see, et ma võin kõike süüa, koogikesi ja asju, et nagu, kus see error tuleb see, et meil on nagu, Silmer ütles seda tegelikult hommikul, sööge kõike, nagu midagi ei juhtu nagu, aga mis probleemi see nii-öelda, kui me vaatame makrotoitainete tasandil, hormoonide tasandil, et mis need sinu nii-öelda siis need soovitused või kuidas sa nüüd sellest veresuhkrust räägiksid? Kui inimene nagu siis tahab muutuda mingi veresuhkur, et mis asja täpselt siis? No selle hommikuga on see jah, et keha kasutabki seda süsivesikut ju kohe, mis sa sööd, seda suhkurt ta kasutab energiaks. Et selles mõttes jah, on õige, kui sa seda ikkagist õhtul sööd, on ju, siis esiteks veresuhkur blokeerib näiteks sedasama kasvuhormooni eritamist, on ju. Insuliini lükkab alla kasvuhormooni. Ja siis jälle kasvuhormoon läheb alla, sa vananed kiiremini, jälle keharasv on rohkem, on ju. Aga hommikuga on see, et okei, ta nagu kasutab seda kütusena, on ju. Esiteks oleks väga tore, kui ta kasutaks kütusena sinu enda rasva, on ju, mis sul on sinna kogunenud, on ju. Mitte siis seda kütust, mis sa seal hommikul nagu suhkru näol nagu sisse sööd. Aga teine on see, et 2 või 3 tunni pärast on sul veresuhkur läheb ikka hästi lakke. Ma räägin võib-olla siis sellest veresuhkrust ka kohe, et veresuhkur läheb lakke ja siis 2-3 tunni pärast on ta nii alla kukkunud juba, et siis sul on juba väga suured isud ja siis tegelikult ülejäänud päev läheb sul lappesse. Et see veresuhkruga on nii, et kui sa sööd siis süsivesikut, on ju, mis põhimõtteliselt kehas on suhkur ja üldse selle suhkruga nii palju, et kõik suhkur on kehas suhkur, et vahet pole, kas sa sööd mett või agaavisiirupit või mingit hästi kallist asja, et lõpuks noh, või mingit ananassi, et kehas bioloogiliselt on ta kõik ikka täpselt sama suhkur, on ju. Et ütleme siis nii, et sa sööd seda hommikul, sellist suhkrurikast ja süsivesikurikast toitu, siis pankreas märkab, et okei, esiteks on kuna magu on tühi, siis kõik see läheb nagu hästi kiiresti verre. Veres olev suhkur siis hästi kiiresti tõuseb. Siis pankreas vaatab, okei, veres on palju suhkurt, hakkan täiega insuliini tootma. Igaks juhuks toodan rohkem, sest noh, tundub, et seda suhkurt on ikka väga palju, on ju. Siis paneb selle insuliini tootmisega üle. Insuliin on nii, et okei, davai, panen nagu maksa, panen lihastesse, on ju. Nii, nüüd mul on kõik rakud on saanud nagu toidetud, on ju. Ikka glükoosi on palju, ma natuke panen rasvarakkudesse, on ju. Siis toimetab seal, on ju, hästi aktiivselt ja siis tõmbab kõik selle suhkru nagu verest välja. Ja siis ajul on nii, oota, mul ei ole enam suhkurt veres, see on mu peamine energiaallikas, on ju. Et nüüd mul on vaja nagu täiega midagi süüa, ja mul on vaja sellist kiiret energiat, et võiks võtta saiakese
või võiks võtta šokolaadi, Snickers on päris hea variant, on ju, et ajul hakkavad kohe need asjad töötama sellepärast, et aju arvab, et ta on näljas, kuigi ta tegelikult ei ole, on ju, sest lihtsalt veres on nagu null suhkurt, sest insuliin on liiga head tööd teinud, on ju. Ja siis sa söödki midagi peale, jälle veresuhkur tõuseb, hakkab see Ameerika mäed uuesti pihta. Et iseenesest jah, sa võid nagu hommikul süüa, et keha rasva osas suure tõenäosusega seal sa väga palju võib-olla isegi ei kogu, on ju, sest sa liigud pärast seda toimetad, on ju, aga Ameerika mägedele sa lähed ikka nagu veresuhkru Ameerika mägedele ja siis pärast on sul lihtsalt palju nagu keerulisem oma isude ja asjadega hakkama saada, eriti kui sul võib-olla, isegi tegelikult ma ütleks, et kui minul on nagu, mu keha on nüüd, ütleme, ainevahetus on väga nagu selline, metabolic flexibility, mis siis on nagu paindlik, on ju, ainevahetus on paindlik, siis ikkagist, kui ma hommikul söön midagi sellist, mis on hästi suhkrurikas, siis mul on ikka neid isusid päeva jooksul nagu rohkem ja siis mõttetu maadlus on see selles mõttes, et nagu suhkrurikas, ma arvan, et see on kõige suurem miinus on see puder nii-öelda kaeral või puder, mis on naiste puhul, vaata, selles mõttes, et on tavapäraselt, ma näen ju vaata, et et fitnessi maailmas võib-olla, et see puder on see A ja O nagu kaeral mingi üleöö puder on nagu ja kus on siis mingi šokolaadi kõva kreem peal veel ja ta on hästi magus, aga see puder on see kõige hullem, vaata, et selles mõttes, et mina söön, mõni võib-olla mõtleb kohe, et mis asja ma söön, et mul ei ole midagi, et nagu millest võib oleneda, et ta kombineerib ka midagi muud sinna juurde teinekord, siis vaata see süsivesik, aga nüüd valgub peaks juurde või kuidas nagu vaata selgitada nüüd selle inimesele, kes kogu aeg sööb seda, aga tema nagu ei tunne võib-olla nii-öelda seda pudrusööjana seda, et aga sööb võib-olla siis midagi muna kõrvale või kuidas sa nagu seda natuke nagu siis nii-öelda ja iseenesest seal ongi kaks asja on, et ühelt poolt, mis toidu juures jälgitakse, on siis glükeemiline indeks, on ju, ehk siis kui palju siis mingid süsivesikud veresuhkru taset tõstavad, on ju, siis teine on see glükeemiline koormus, on ju, ja see glükeemiline koormus ei võta ainult seda nagu arvesse, kui palju mingi toit tõstab, aga ta võtab arvesse ka, kui palju sa seda toitu süüa võid ennem, kui ta nagu reaalselt tõstab sul seda veresuhkurt, on ju. Ja teine asi siis, mis seda, ühesõnaga kaerahelbega on siis nii, et jah, tal on nagu kõrgem glükeemiline koormus, sest ta on ikkagi puhas süsivesik, on ju, ehk puhas suhkur kehas, on ju. Aga kui sa sinna paned juurde valku, kiudaineid, selliseid, mis on puhast bakteritoit, on ju, kui sa paned sinna marju, seemneid, ma ei tea, ütleme maapähklivõid või mingid mandlivõid või midagi sisse, või siis sööd ennem seda putru, näiteks mingi avokaadomuna, mingi salati ja siis natuke putru kõrvale, on ju, et siis mis sa siis teed, kui sa seda võib-olla ennem midagi muud sööd, on see, et kui sul on hommikul siis siin maos ei ole mitte midagi, on ju, siis sa paned sinna nagu valku, on ju, näiteks muna näol, on ju, ja rasva näiteks avokaado näol, siis kui lõpuks see puder sinna jõuab, siis see süsivesik ei saa läbi, ta ei imendu läbi seina nii kiiresti enam, ehk siis see piik ei ole lihtsalt nii kõrge, on ju, et insuliin ei pea nagu hullu panema või pankreas ei pea insuliini hullu panema, on ju, et ta tõuseb küll, aga ta ei tõuse nii kiiresti ja nii järsult. Et mina ise ka, kuna ma lastele ikkagist nagu teen tihtipeale putru, siis ongi see, et ma söön küll vahest hommikuti putru, aga ma tavaliselt ikkagist on nii, et ma söön, mul on see riidud ja avokaado ja muna ja mingi vahest kala, on ju, ja siis ma võib-olla mingi väikse siukse, et saada oma seemneid ja pähkleid ja asju, on ju, siis toitama erinevaid baktereid, siis ma nagu mingi väikse siukse pudru endale sinna kõrvale söön, mitte alati, aga nagu vahest, on ju. Ja sa ütlesid seda, et võib-olla, et kui inimene ei tunne, aga näiteks see väsimustunne kell 11 näiteks, on ju, on ka tegelikult see, et sellega seotud, et mis sa siis hommikul sõid. Et ma mäletan väga selgelt seda, et mul sõin putru. Esiteks mul läks kõht väga kiiresti tühjaks, osadel läheb just hästi täidab, minul läks hästi tühjaks ja ma tundsin ennast hästi väsinult. Ja siis oli see, et elame kohvi peal edasi, on ju, toidame oma stressihormoone, on ju. Et tegelikult nagu toit ei tohiks meid ju väsitada, et samamoodi hommikusöök ei tohiks meid väsitada. Ja sa mainisid, et mul oli samamoodi, ma olin 2018, olin insuliiniresident ja ma arvan arvatavasti tagantjärgi mõeldes. Oli ka, et hommikul ärkasin üles, poole tunni jooksul sõin, puder, moos oli peal, vanaema moos, 2 muna, peekonit, ma sõin ära ja mul oli 10-11 oli ka niimoodi, et tuli mingi siuke väsimus peale nagu. Kuigi ma võtsin nüüd rasva ka, aga ma sõin enne süsivesiku, ma sõin enne pudru ja siis ma sõin muna. Et võib-olla see vastupidi oleks teinud võib-olla paremaks, ma oleks sõin muna ja peekoni
ja siis ma olen putru söönud, siis oleks hoopis teine efekt olnud. Ma kujutan No, ma ette. kandsin seda glükoosi No, monitori endale, no, sa oled seda ka ilmselt kandnud, on ju. Et siis ma vaatasin, et kui ma ikkagi söön ennem seda midagi muud, no, siis see piik oli suhteliselt väike. Ja samamoodi mina oma pudru sisse ei pane nagu moosi ega midagi, et see ongi nagu ongi marjad, on ju, seemned, ja mingi üliväike, vahest üliväike tükk nagu banaani purustan ära, et natukene sihukest magusust anda, on ju. Et siis ta ei tõusnud jah nii palju, et need trikid selles mõttes töötavad, et süüa ennem midagi muud. jah, see glükoosi revolutsioon, see nagu tõi selle, vaat minul enne seda ka niimoodi, et nagu siis hakkas tema nagu rääkima, siis ma vaatasin, väga üllatav, aga ma pigem ongi see, et inimene, ta sööb näiteks ja 2 tunni pärast on kõht tühi, see näitab, et teeb valesti, et õigemini see toit ei toeta teda kaalu langetamise protsessidel, ehk siis kui sul on pigem nälg 2 tunni pärast versus see, kui sa sööd ära hommikul ja 4 tundi, sa ei mõtle söögile, sa ei söö, see on nagu parem, eks ju. Oleks või kuidas see nagu ja inimene noh, ja seal on see ka muidugi, kas sul on füüsiline nälg või sul on nagu see, et sul on tunnetad? mõte, et me tahaks midagi, et seal on ka hästi suur, et seda füüsilist nälga sa pead tundma reaalselt kõhus, et sul kõhus on tunda, et sa oled näljane nagu, sest tavaliselt on lihtsalt võib-olla selle näiteks sama kaerahelbepudruga võib-olla lihtsalt see, et sa 2 tunni pärast tunned, et sa oled nii näljane, aga sa kõhus ei tunne seda, sa tunned ainult seda peas, on ju. Et siis sa ei ole näljane, siis on kehal see hetk, kus tal on nii, et mulle tundub, et on liiga vähe energiat ja noh, et nüüd võiks süüa nagu midagi, et see ei ole nagu see. Siinkohal ma kohe nagu ka, et see nälg tegelikult võib põhjustada erinevad asjad, näiteks mineraalainete puudus ka, et hommikul, et kõige suurem viga, mis on, et hommikul ärkad, tehakse kohvi, diureetikud peale ja nüüd on see, et see nälg ei kao ka ära õigemini. Et mina nagu näen seda, et kui ma hakkasin seda mineraalainetega vett jooma või sellele tähelepanu puuduma, siis minu üldine nälg ka läks vähemaks, ehk siis ei pruugi olla ainult sellest probleemist, et see söök nagu nii-öelda toob selle veresuhkru alla küll, aga see hull nälg hommikul võib-olla see täpselt, et su keha on janus lihtsalt mineraalainete mõttes ja ta annab sama signaalina teada, et sul on kõht tühi, eks. Ja janu on hästi suur see jah, et kõigepealt joo ja vaata, kas sa siis oled ikka näljane, sest tegelikult aju jaoks on see suht sama asi nagu, ja siis eriti, kui sul on seal mineraalained sees, siis sa veel rohkem nagu annad kehale seda, millest tal puudu on ju, siis suure tõenäosusega sul pärast seda veeklaasi ei lähe ka 15 minuti pärast kõht nagu tühjaks. Et see ei ole see, et korraks nagu täidad mingi mao veega ja siis on nagu fine, aga siis on tõesti see, et kui sul ikkagist ei ole seal 3-4 tundi möödas, siis sa tegelikult ei peaks nagu tundma ennast näljasena. Et siis jah, tihtipeale on see, et sa oled lihtsalt janune. Et see minu jaoks oli jah, kui ma hakkasin seda Mineral Fiction raamat hakkasin üldse, aga nüüd ma eriti, kui ma teen unekoolitusi ka kuidagi, kui sportlastele tegin siin, siis ka nagu ma olen uurin veel rohkem, et mõista tegelikult see energiapuudus võib olla probleemist sellest, et naatriumi kaaliumit on liiga vähe, et õigemini see elektriimpulss ei liigu edasi, et elektrit nii-öelda energiat ei saa nagu, noh, me oleme elektrilised olendid, me vajame neid impulssena ja kui me nagu mineraalainete puudus, siis me ei saa nagu töötada oma vaimuga nii hästi ja nii-öelda kehaga. Et see on minu jaoks hästi huvitav sihuke viimase aja nagu sihuke tähelepanu suunatud nagu koht, kus varem on veresuhkur ja mingid asjad, et see on nagu jälle sihuke oluline pusletükk nagu selle inimorganismi juures. Ja hästi suur pusletükk on magneesium, millest me oleme ka kõik nagu tavaliselt nagu puudus, et aga ma võib-olla selle veresuhkru juures, et oleks võib-olla nagu praktilisem, et mismoodi siis nagu jälgida või kui ta sul on natuke kindlam, et see siis ei lähe sellele Ameerika mäele, siis on mingid toidud, mingid kapsalised, rohelised salatid, marjad, pähklid, tavaliselt need, millega sa võid olla väga turvaliselt nagu neid süüa, et need tavaliselt sul seda veresuhkurt ei tõsta, on ju, aga näiteks kartul, peet, kõik sellised tärklise rohked toidud, need on väga selgelt nagu suhkurt täis, on ju, et siis tegelikult sellest nagu, me sinuga ükskord rääkisime ka sellest kartulist, selle kartuli ma mõtlesingi, et ma võtan selle siia näiteks, et kartul tegelikult hästi tugevalt tõstab veresuhkurt, on ju, aga see ei tähenda, et sa peaks kartuli välja jätma, lihtsalt
kartul on, ma ei tea, üks keskmine kartul ja siis see on su taldrikul ja siis sul on muud kraami seal juures. Et see on jumala okei, et see ei ole see, et ma ei tohi nüüd süüa nagu samamoodi nagu ma ei tohi süüa pastat või et ma ei tohi süüa saia. Ei, sa võid süüa nagu, aga vaata, et sa sööd, et seal kõrval on sellist head rasva, sellist head valku, selliseid kiudaineid nagu mingid rohelised salatid, asjad on ju, brokolid, asjad, juurviljad, et see ei ole ainus asi, mis sa sööd, et sa ikkagist ja siis need, mis on nagu rohkem siis suhkrurohked, et neid on siis lihtsalt taldrikul nagu veits vähem, et tegelikult lõppkokkuvõttes on asi alati koguses nagu, et pastas, saias, kartulis täpselt samamoodi. Minu jaoks on jah, see veresuhkru teemaga lihtsalt sama, et me rääkisime sellest õhtusöögist ja mina nagu olen söönud kartulit, aga nagu sa peale seda, kui sa rääkisid ka, siis ma nagu natuke olen hakanud nagu teistmoodi mõtlema ja tegelikult ma eile sõin ka, mu uni oli kohe kehvem, aga päev enne seda ma sõin näiteks kinoad ja sõin külmsuitsulõhet või see luudega, mis on ja see tunne nagu oli parem vist, et ma praegu nagu üritan aru saada täpselt sellest, et ma söön kell 8, mul on 3 tundi nagu enne magaminekut aega, aga lihtsalt kas see kartul võib mõjutada minu und nagu, et see õhtusöök on üks olulise osasid ka nagu tegelikult, et kuidas uni sul välja kujuneb ja kui sa sööd kehvasti, uni on kehva, siis on järgmine päev täielik košmaar tegelikult. Ma näen, et see õhtusöök on hästi oluline komponent selle juures, et sa saaksid järgmiseks päevaks nagu võimalikult välja puhatuda. Kuidas sina nagu seda õhtusöögi? On väga nõus, see on seesama asi, mis ma ennem rääkisin ka, et ikkagist, et keha saaks mitte tegeleda veresuhkru reguleerimisega öösel on ju, et siis ta saabki nagu paremini taastuda ja paremini toimetada. Et me sinuga rääkisime sellest, et noh, et kui ma söön näiteks liha on ju õhtul või sihukest liiga palju nagu sihukest rasva või valku, et siis on võib-olla ka nagu raskem olla on ju. Et selles mõttes ka hästi nõus, aga ma olen jällegi seda usku, et see liha või jah, ütleme siis liha, ütleme siis, et seal mingit veist on ju, et teda ongi natuke raskem kehal seedida, aga ta on sinu lisand, et vaat hästi paljudel võib-olla on liha peaasi seal taldrikul on ju, nii-öelda pearoog seal taldrikul ja siis on salat on lisand on ju, et või kartul on lisand, vaata kui sa lähed nagu mingisse ma ei tea, kuskile sööklasse, siis milliseid lisandeid sa soovid, vaata, siis seal on ja ma soovin tatart ja siis soovin mingi peedisalatit ja mingit seda on ju, et tegelikult on nii, et millist lisandit sa soovid, siis on nii, et väike tükk veissepõske palun on ju, et see noh, see kindlasti ka aitab, et sul ei ole nagu väga palju seda liha, aga samas see rasv ja see valk, mis seal on sellel taldrikul, see aitab sul nagu seda täiskõhutunnet kauemini hoida, nii et ta ei sega su seda und on ju, siis sa sööd seda paar tundi ennem magamaminekut, et aga samas see kõik muu kraam seal taldrikul on see, et võiks olla võimalikult vähe suhkrurohke, et siis kehal on jällegist natukene parem. Aga see õhtusöök on minu jaoks kõige nagu siuksem, noh, mul on nagu see, et ma ärkan 11 pooles üles ja viimase kuumaga ka nagu üldse, et nagu ma õpin une kohta hästi palju, aga lihtsalt ongi see, et kurat, ma olen nagu see õhtusöögi igagi nagu see, et ma olen nagu pannud nagu süsivesikust üle nagu rohkus, kuna siis süsivesik aitab serotoniini tuua kiiremini, aga lihtsalt kui ma söön 3 tundi varem enne magamineku, mu veresuhkur on alla tulnud niikuinii, eks ju. Ta ikkagi tuleb alla sealt ju ja ta on nagu samas olekus, kui ma sööks nagu mingit liha või seda nagu. Et aga kuidas sellel hetkel ikkagi see veresuhkur võib mõjutada minu und? Et ma nagu sellest ei saa aru, et kas see quinoa näiteks oleks parem, kui on kartul söögiks? No oleneb väga palju sa kartulit sööd selles mõttes, et aga noh, vaata, kui ma ennem rääkisin sellest ka, et insuliinil on oma nagu ööpäevarütm, siis ta ju seal õhtul hakkabki ju ka vähem toimetama selles mõttes, et ta aeglasemalt viib selle suhkru rakkudesse on ju, ja noh, ikkagist see vähemalt minu teadmiste põhiselt ta ikkagist, tal on raskem seal õhtul toimetada selle suhkruga. Et ma arvan, et seal ikkagist mingi oma mõju on nagu öös unele ka, aga see on jälle väga individuaalne, ma arvan. Ma ütlen, mis on minu jaoks kõige suurem nagu mystery praegu nagu selle toidumaailmast. Et ma tean, et see õhtusöök on hästi oluline osa, üks hea näide ka selle koha pealt, et kunagi
kui ma tegin nõustamise praktikat une koha pealt, siis oli ka üks naisterahvas, kes rääkis talle uneprobleemid, et ta ärkas kogu aeg mingi teatud ajal 1-3 üles näiteks ja ta ei saanud magama jääda enam. Ja siis ma andsin talle igasugused hullu soovituse, tee seda une koha pealt. Ja ta muutis ainult, põhimõtteliselt tõi õhtusöögi hiljemaks natuke, ta sõi mingi kell 5 või 6 nagu, et ja magama läks 10-11 nagu. Ja ma ütlesin, tule natuke hiljemaks selle õhtusöögiga ja siis hakkas seda näiteks mineraalidega vett jooma ja ütles, et kõik muutus nagu. Ja siis oli minu jaoks, et issand nagu, et see õhtusöögi aga äkki seal aitas teda mineraalid hoopis, sest ma olen sinuga samas seisus, ma ütlen 6 aega tagasi ma tõusin, kui laps tegi teisest osas häält, ma tõusin kell 4 üles, mul ei tulnud und enam. Ja mul oli nii, et nagu konstantne sihuke nagu ärevustunne, nagu ise ei mõtlegi millegi peale, aga siis nagu ei saa magama jääda. Ja mina hakkasin siis võtma seda magneesiumi ja nagu see oli see, mis minu jaoks nagu muutis, et ma reaalselt tõusin küll ülesse, aga ma suutsin magama jääda. Et see ei pruugi olla üldse selles veresuhkrus või selles, et võib-olla ongi su kehal natukene rohkem veel magneesiumi vaja, sest sa tegelikult töötad ajuga hästi palju, sa teed ju trenni päris palju, et võib-olla on see magneesiumi tase, mis sa praegu sööd või tarbid, on liiga väike, et mina nagu sa ütled, magneesiumi võtan ka igapäevaselt, ma treonaati võtan ja glütsinaati ja tegelikult ma tean, et mineraalides ei ole nagu minu probleem, et temal nagu antud võib-olla jah, selle naisterahva võib-olla oli nagu selle koha pealt, aga jah, see õhtusöök, mida süüa, et ma tunnen, et see kartul ma pean nagu välja vahetama, natuke võib-olla auraringiga mõõtma ikkagi, või aru saada nagu, et võib-olla tõesti täpselt see, ma kell 8 söön, et insuliini töö hakkab vist mingi 8:30 nagu hakkab see nii-öelda köök kinni minema vist või võib-olla siis ongi see olukord, et kus ma ikkagi oma selle kartuliga, ma löön veresuhkru küllaltki lakke ja ma jään magama kõik ilusti, aga võib-olla siis kuidagi lõpuks ongi siis veresuhkru mõjutab, et ma ei tea, et see on nagu huvitav. Sa võid proovida seda, et sa sööd külma kartulit, et sa teed, ta on sul öösel seal külmkapis näiteks ja siis sa teed mingisuguse külma kartuliga mingi salati kõrvale, sest siis on ta ju selline resistantne tärklis, ehk siis ta on siis söök ainult sinu bakteritele põhimõtteliselt ja see ei tõsta sul nii kõvasti seda veresuhkurt. Ma teen praegu kohe nagu, et ma ei ole seda üleöö kartulit kunagi söönud, kuidagi meeldib süüa teha ja kohe süüa. Et aga ma vaatan, mul on kino, et täna ma ostan jälle seda lõhet, vist külmsuitsu, et ma katsetan kohe sellega, kuidas... Tead, üks mõte, mis mul veel tekkis selle veresuhkruga ja ööga praegu on see, et liiga selline järsk veresuhkru langus, et ütleme, et sa sööd seda kartulit, siis ta nagu langeb hästi kõvasti, siis tegelikult see ju põhjustab kehale stressi, on ju. Kortisol tõuseb, jah. Neerupealsed hakkavad kehasse kortisoli vabastama, et veresuhkru tasakaalu taastada. Aga kui keha peab seal kortisoli seal eritab õhtul või kas või siis öösel on ju, et siis ta teeb võib-olla seda ka mitmes selles nagu tsüklis, et võib-olla see on see, miks siis nagu uni saab olla häiritud, et kortisol. Ma tean, vaata, et une koha pealt see kortisol hakatakse ootama 3-4 aeg. Et minu nagu uni läheb selle aeg kehvemaks ka, et võib-olla mingi alateadvus stress võib ka olla vaata selle koha pealt, mingi pinged alateadvuses, mingi teinekord mul mingid esinemised järgmine päev ja siis on ka kohe võib uni kehvem olla. Et on vist see ka nagu olla, et siis võib-olla äreva inimesel ongi see, kus siis see kortisol surub nagu üles selle nii-öelda meid ja väga raske magama jääda, aga teinekord ongi see, et tühja kõhuga või lähed magama, vaata küsimus nüüd on, et kui inimene tahab magama minna, tal on kõht tühi, kas mina ütleks ka, et pigem söö mingi pähkleid, sest tühja kõhuga ei saa ju magama jääda, sest kui keha hakkab kortisoli tundma, siis und ei toeta, vaata. Seal tekib see lüli ka omavahel vist. Jah, eriti kui sul ei ole võib-olla seda ainevahetus, seda paindlikkust ka, et iseenesest jah, muidugi ideaalis on see, et sa sööd nagu korralikult seal ikkagist, ütleme siis 7:30, näiteks kui seesama naine, kes siis võib-olla seal kell 5 sõi, temal oleks mõistlik tegelikult seal 7:30 või 7 võib-olla siis süüa mingisugune vahepala, on ju, et mitte siis nagu täis nagu roog on ju, aga see, et jah, et midagi seal natukene veel süüa, et selles mõttes ma olen nõus. Ja, et see on üks hea huvitav arutelu, sest ma nagu, mul aukartus sinu poole, sa tead rohkem minust juba. Et seda ei tea eriti, aga tahtsin midagi veel öelda selle koha pealt, kuidas nii-öelda inimene siis veel mingi muutusi, nagu kui ta tahab teha, et praegu päris hea oli see krono
bioloogiline toitumine, siis veresuhkur, 2 hästi olulist osa, ma arvan, üks kõige tähtsamat osa, eks. kas on veel midagi ka nagu, mida võiks lisada veel sellesse tuumikusse? No Stressi teema hommikuse või mis sa tahtsid midagi ja mainida? no stressist ma natuke rääkisin jah, et kui sul see veresuhkru kõikumisi on hästi palju, siis juba see omakorda tekitab kehale veel rohkem stressi. Ja samamoodi, kui sa sööd hästi sellist palju töödeldud toitu, on ju, ehk siis seda valetoitu, mida keha ei oska lugeda, sest keha on harjunud lugema päris toitu ja päris toidu informatsiooni, siis valetoit täpselt samamoodi tekitab kehale nagu stressi ja tõstab seda kortisoli kõrgemale. Ja hommikusöögist me rääkisime, on ju, et siis milline see hommikusöök siis nagu võiks olla, ongi see, et sa jälgid seal, et kui sa näiteks noh, me rääkisime pudrust, on ju, et putru sa saad natukene nagu parandada sellega, et sa paned sinna seemneid, marju, on ju, ja võib-olla sööd ennem midagi seal muna või midagi. Aga näiteks, kui sa oled võikusööja, siis tegelikult kui sa tahad rukkileiba süüa hommikul, siis ka pane sinna lehtsalatit, pane avokaadot, pane muna, kala, võib-olla ka mingeid idusid, et nagu selles mõttes, et see leib ei ole halb, ükski toit ei ole halb, et asi ongi see, et kasuta neid trikke, et nagu pane sinna leivale igasugust head kraami juurde, et kehal oleks selle leivaga nagu parem toime saada, et või sa teed näiteks smuutid, siis väga paljud smuutid on ülimagusad, need tõstavad jõhkralt su veresuhkurt, on ju, aga kui sa seal samamoodi võib-olla seda magusat sellist puuvilja ei pane väga, et ongi marjad, linaseemned, et saada see hea rasv seal hommikul kohe kätte, on ju, et võib-olla mingid kiudaineid veel sisse, kas kiudaine segu või siis lihtsalt mingid pähkleid või rohkem marju, on ju, et kui sa sööd piimatooteid, siis ma ei tea, maitsestamata jogurt, on ju, et sa saad smuutit ka juua hommikul nii, et sul see veresuhkur nagu lakke ei lähe. Et ja tõsiasi on see, et mida rohkem sul seal seda valku ja rasva on, seda väiksema tõenäosusega sa nagu oled liiga kiiresti, liiga näljane ka. Et mis sa hommikuks sõid täna? Ja no mul on tavapärane kogu aeg, ma söön 3 muna, bataati praen ja juurikad, seened, suvikõrvitsed, mul on nagu sihuke välja kujunenud oma lemmiksöök iga hommiku põhimõtteliselt ja see toimib, ma 4-5 tundi, ma ei mõtle söögile üldse ja piisavas koguses valku ka, et ma üritan kuskil 30-40 grammi valku saada, kuna ma tegin selle vea, et ma tarbisin liiga vähe valku, et see eesmärk on lihasmassi säilitada, vaata. Et siis see on jah, mul välja kujunenud sihuke, ma Instagramis ka olen jaganud, et on mingi eraldi highlights ka, kus on minu söögid nagu, seal nagu saab näha hästi ja mida ma söön nagu ja hommik on suht nagu sama kogu aeg. Aga ma arvan, tõmbamegi kokku siis. Meil on tähtsamad punktid, mida ma tahtsingi puudutada, eriti kui me tahame kaalust alla võtta, et ongi see, et ei tasuks keeruliseks minna. Et kindlasti ma soovitan kuulajatel kuulata veel Tervise Progressi podcasti, sest see minu jaoks silmis ikkagi Eestis kõige vaieldamatu sihuke, mis toob erinevatest valdkondadest, mikrobioom, kõike sihukest ja Elle kõige parem ta oskab küsida, sest ta teab ise ka, et teinekord saatekülalised võib-olla nad ei teagi sellest midagi, nagu nad ei oska küsida, et see teeb huvitavamaks just selle, et Elle on väga teadlik inimene ja usaldusväärne inimene ja kelle poole saab ka pöörduda, et sa pakud ka selliseid nõustamisi, räägi või mida sa täpselt, mis sinu nagu see lähenemine nagu on selles mõttes, kui sa tegeled klientidega. Ja esiteks aitäh ja kuulake muidugi, sest nii targad inimesed käivad seal saates, et hästi põnev on mul endal ka nendega vestelda, sest ongi, see on sama nagu raamatutega, vaata, et sa saad kas või ühe lause sealt nagu, mis natukene avardab su sellist mõtteviisi, et see on nagu selline kõige suurem väärtus võib-olla, mis ma seal nagu näen. Aga kes soovib rohkem kuulda või lugeda või millega ma tegelen, siis tervisearengutreener.ee on see, kus minu kohta nagu leiab infot ja millega ma siis tegelen, ongi see, et ühelt poolt on see, et inimestel võib olla see info,
isegi olemas, et kuidas teha ja mida teha, aga sellest infost üksi ei piisa, et seal on ikkagi selleks, et nagu käitumist muuta, võib-olla hoopis mingid teised teemad, mis vajavad tegelemist, on ju. Et siis ma lihtsalt kuulan inimesi ja küsin õigeid küsimusi, et nad leiaksid enda seest neid vastuseid, aitan neil neid eesmärke seada, on ju, ja hoida neid ka vastutavana, et väga tihti on nagu see, et jah, ma tean, et ma pean nagu mingit moodi sööma, aga ma ei saa midagi teha, sest mu isud nagu võtavad mu üle võimust, on ju. või mul on hästi emotsionaalne sööja või siis on täpselt see, et või siis tegelikult pooled kliendid, ma arvan, on mul nii, et neil on juba sellest baasinfost ei piisa, et neil on kas siis hästi suur ärevus, mis nagu põhimõtteliselt mõjutab megalt soolestikku on ju ja kõike nagu, mis su kehas toimub. või siis on see, et neil on kilpnäärmega probleemid või seedimisega probleemid ja seal lihtsalt see traditsiooniline lihtsalt, et stabiliseeri veresuhkurt nagu soovitus enam ei pela, et seal tuleb natukene nagu personaalsemalt asjale nagu läheneda. Et siis jah, nagu sellised coaching'u programmid on selles mõttes, ma arvan, just eelkõige nendele, kellel on nagu rohkemat vaja kui lihtsalt see info, mida me siis täna rääkisime, mida me podcast'is räägin, et jah. Tore. Igatahes siis järgmine kord me siis kohtume, ma arvan, sinu podcast'is siis. Ma olen Olgu. Kutsusin mind Pärnu, et vaata, kas ma jõuan siin mingi aeg, aga me teeme ära kindlasti selle. Ja siiralt ma soovin sulle edu. Ma usun, et sa oled väärt jõudma kaugemale. Sinu teadmised on vajalikud, et need tuleks välja inimeste sekka, sest see tervis on nii oluline osa, aga meil on see poliitiliselt nii segane see asi ja ma usun, et sina oskad seda kindlat sihti anda, ma usun sellesse ja tore, et tulid rääkima. Nii et aitäh. Edu sulle, Elle. Ja sinule ka, Timo. Aitäh. Palun.